Järgmine huvitav ristmik, mille kohta tekkis küsimus. Kuidas sõita Mooni tänavalt Endla tänavale? Pidevalt on seal autojuhtidel arusaamatu, kellel on eesõigus Endla tänavale keerates. Kas need, kes tulevad Mooni tänavalt või nendel, kes siis Koskla tänava poolt tulevad? Lähme vaatame siis selle ristmiku samamoodi üle, et kellel on täpsemalt siis eesõigus. Nüüd siit Koskla tänava poolt tuleme ja pöörame siis vasakule hetkel Endla tänavale. Antud hetkel on niimoodi, et meil on siin fooris punane ja teisel pool ristmikul on ka fooris punane. Kui meil läheb roheliseks, läheb meil ka roheliseks. Nemad, kui pööravad nii-öelda meie mõistes vasakule, siis meie peame neile teed andma, sest nad on paremale pöörajad. Vasakule pöörajad peavad alati teed andma paremale pöörajatele või siis otsesõitjatele. Aga antud olukorras teisel pool ristmiku autojuht, kui ta pöörab meie mõistes siis vasakule, siis me peame talle teed andma. Ja ta pani suunaga sisse. No nii, hakkame liikuma ja peame talle nüüd teed andma. Just. Ja siis on meil õigus minna. Ja siin ongi väga oluline pool see, et nii kui läheb roheliseks, jah, ma saan sellest aru, et soovite kohe minna anda, aga hoidke ennast natuke tagasi, jälgige olukorda, mis ristmikul toimub, siis teki seda olukorda, et kes peab kellele teed andma. Aga vaatame siis selle samas ristmikult, kui me tuleme teisest otsast sisse. Nüüd tuleme siis teiselt poolt ristmikult Mooni tänavalt ja tahame pöörata paremale Endla tänavale. Ehk siis praegu meie pöörame paremale ja kui vastas ristmikul läheb ka roheliseks, siis nemad peavad meile teed andma, sellepärast, et meie oleme paremale pöörajad. Kohe hakkame siis vaatama, et kuidas see meil siis siin läheb. Ja kui meie peaksime pöörama siit näiteks vasakule praegu ja seal vastas ristmikul soovib ka pöörata meie mõistes vasakule, siis peame meie neile teed andma. Sama põhimõte nagu enne teiselt poolt. Nii, pöörab paremale, vaatame, alge auto meile väga palju teed tahtnud anda, aga pole hullu. Ülejäänud autojuhid andsid meile siis teed, kes siis nagu nii-öelda seda reegleid tunnevad. Nüüd tuleme siis samast ristmikust, lähme nüüd Endla tänavale, aga vasakule. Ahah, näe, tulebki ja peame läbi laskma. Just. Ja niimoodi ongi. Kedagi ei tule, siis saad minna. Aga kui tuleb, siis tuleb jälle läbi lasta. Ja nüüd proovime siis teiselt poolt ristmikult pöörata paremale ja vaatame, kuidas me siis käituma peame. Proovime siis pöörata siia paremale Endla tänavale ja vaatame, kuidas siin on siis nüüd. Kui mina pööran paremale ja kui vastas ristmikul oleks ka auto ja tema pööraks meie mõistes ka nagu paremale, siis tema peab meile teed andma, sest et me oleme paremale pöörajad. Nii, liikuma, vaatame. Hetkel praegu paraku kedagi ei tule, aga meie siis teeme selle pöörangu ära, sest meil on niikuinii eesõigus. Nii ongi see ristmik, ma loodan, et me saime õigesti aru sellest teie küsimusest ja saime ka teile nii-öelda vastuse anda. Kui jäi midagi ebaselgeks või me ise saime valesti aru, et millisest ristmikust te mõtlete, siis andke julgelt märku ja proovime nii-öelda parandada. Aga seniks teile turvalist liiklemist ja kõik head.